Miks peaks keegi discgolfi peale niimoodi reageerima? See olen mina. Mitte väga hea discgolfis. Proovimas teha discgolfi ringi nii, et ma ei saa ühtegi poogit. Ja see on mu 5. üritus vist. Täna oleme Tammsalus. Kaugele seekord jõuame. Oi, ja nüüd on mul veel rohkem motivatsiooni, sest mulle pandi auhind välja, kui selle väljakutse ära teen. Eriketas ja 4 piletit Tallinna Lauluväljakul toimuvale Euroopa discgolfi festivalile. Tavai, ma pean selle ära tegema nüüd. Esimene rada pole mu lemmik, aga sain hakkama, pördiputi panin mööda ja sain parri. Teine rada par 3 ja 100 meetrit alla mäge. Lendab päris ilusti, jääb päris lähedale, aga puti panen ilusti mööda, et ei julgenud ka nii, et kindel parr. Siis 3. rada, 128 meetrit, raske rada minu jaoks jällegi. Esimene vise suht pikk isegi, aga kuskile metsa, aga samas teine vise lähenemine täitsa okei. Putt kuskil 5-6 meetri pealt ja õnneks läheb sisse. Loodame, et tagantkäi rada mulle saatuslikuks ei saa. 4. rada on par 375 meetrit. Mantos sain mööda, aga vise ei olnud nii, et jälle pidin hea lähenemise tegema. Pille ma tegin ära ja putt oli kerge. Lähme edasi. Ohoh! Vihaga pani! Tasub vihaga panna. Ei tea, kas siit parri saab ära? Okei, pördi. Pole maha. 6. rada par 375 meetrit, aga libisesin ja olin omadega metsas. Proovisin kuidagi välja saada, aga polnud vist parim kätas, millega visata ja see läks hoopis veel kaugemale. Suur pahandus. Proovin eest käega ära päästa. See kukkus välja. Tuli välja ka veel, ei! Ma vaatasin, et see on sees! Ma mõtlesin, et see on saatus. Ja küll, ma proovisin, aga täna ei olnud see päev. Pange follow ja näeme järgmises episoodis.